On uus päev, päike paistab taas. Ja ma tahan teile näidata ühte asja, mille ma eile õhtul eetriväliselt avastasin. Siin on selle valge sae, vana keps ja väntvõll. Siin on sooned sees, mis ei tohiks olla. Ja siin on sooned sees. Siin samuti pisut. See kepsupind on siia vastu käinud ja ta siia vastu käia ei tohi. Mingi juhuse läbi ma vaatasin veel seda kepsu lähemalt ja vaadake seda sisse pressitud nõellaagrit siin, selle asendit selle kepsu suhtes. Näete erinevust? Selle ülemise nõellaagri sissepressimisel on tehtud viga. See nõellaager pannakse siia pingistuga ja ta ei ole lahti käiv. Selgub, et kui see nõellaager on siit poolt sisse pressitud kepsu sisse, siis on pressitud 0,25 mm liiga palju sinnapoole. Või kui on siit poolt sisse pressitud, siis on pressitud sisse 0,25 mm liiga vähe. Siin ma mõõtsin ka need mõõdud üle. Ja ühel pool oli 3,45, teisel pool, kui ma õieti mäletan, oli 3,35. Ehk see vahe oli 0,1 mm. Kurioosne on muidugi see, et tehti eriseeria, midagi natuke erilisemat, mis peaks siis nagu olema tõestusfirma toodangu kõrgest kvaliteedist. Ja siis tuleb mingisugune siukene asi sisse. Nii et ma kujutan ette, et selle sae esimesel omanikul oli ilmselt selle sae müüjaga kana kitkuda. Aga siin päikse käest saaks veel üle vaadata selle tihendi. Siin on ilusti näha, kus kohas see tihend kulgeb. Ilus on. Selle kalibreerimispulga pikkus on 50,00 mm. See kruvik näitab 50,02 mm. Ehk kui ma sellega midagi mõõdan, siis ma pean alati tulemusest lahutama 2 sajandikku. Need on valge sae, kolb ja silinder ja need on doonorilt. Ja siin on huvitav mõõt peal 41,95. Ehk uuest peast peaks olema see läbimõõt siit kolvi keskelt 41,95 mm. Kusjuures kolvid on erinevad. See osa on erinev. Pealt on natukene erinev. Ja sees nagu valuvorm on ka teistsugune. Ma mõõdan ära mõlemad kolvid. See 108 on see minu valge ja see 105 on doonor.
sellest tulemusest, mida siin näha on, tuleb maha võtta 2 sajandikku. Nii, ja tulemused on siin tabelis. Siin on need mõõdud sellised, nagu ma nad sain, ja siin on need kohad, kust ma mõõtsin. Keskelt, ülevalt ja alt. Nüüd arvestades, et see kolb peaks uuest peast olema see 41,95, siis ma tabelisse kirjutasin sajandik millimeetrite arvud. Mitme sajandiku võrra nad on siis sellest mõõdust miinuses. Et need arvud näitavad isegi paremini. Neid absoluutarve siin on natukene raske hoomata. Võib öelda, et need arvud on siis sellised, mis näitavad, kui palju kolb on kulunud. Siin need arvud on muidugi suhteliselt suured, aga see peabki niimoodi olema, sellepärast kolb ülevalt tehakse väiksema läbimõõduga, et kompenseerida soojuspaisumist. Siin üleval on temperatuur väga palju kõrgem kui siin keskel või all. Ja kolvile mõjuvad sellised jõud, et kord lükatakse teda niimoodi kaldu, kord lükatakse teda niimoodi kaldu. Ehk siis mootori töö ajal kontaktpinnad on siin üleval ja siin all. Ja siin üleval ja siin all. Mis tähendab, et kolb kulub rohkem ära ülevalt ja alt ja vähem keskelt. Kolvi kulumist saab hinnata ka nende treemisjälgede järgi. Need on imepisikesed soonekesed ja nende soonekeste järgi saab kolvi kulumist hinnata niimoodi ka, et mõõtmisi ei pea tegema. See kolb siit alt on ta mõnevõrra kulunud. Ja ma viin selle naaskli siit üle ja hääl on selline. Nii, ja see koht siin ei puutu silinder seinaga üldse kokku. See koht jääb siia selle koha peale. Ja siin, kui ma viin selle naaskli üle, siis need soonekesed teevad hoopis teistsugust häält. Siin selle koha peal on selline korrapärane kõrin, aga siin on see heli täiesti ebaregulaarne. Nii, siin selles punktis oli meil 5 sajandikku kulumist, siin keskel on 3,5 ja siin on neid soonekesi kergelt näha. Tähelepanuväärne, et sellel kolvil siin on isegi siin all ka need soonekesed olemas. Ja on olemas üleval ka. Siin üleval soonekesi näha ei ole. Ja mõõtmisandmed siin nagu kinnitavad ka seda. Nende numbrite põhjal võib järeldada ka, kui sügavad need soonekesed siin umbes on. Nii kokkuvõtvalt ma ütleks, et selle doonori kolb on ikkagi rahuldavas seisus. Mingeid sügavaid kriime ei ole tal ja kulumine on olemas, aga ta on veel täiesti kasutatav. Muuseas, maale kolb on see. Sellel kolvil mingeid eraldusmärke ei ole. Silinder on doonoril ka maale. Siin sellel valgel sael on silinder, see S-täht, see on selle saksi logo. Ja praegu on see saks
suure Saksa ZF kontserni osa. Autohuvilised võib-olla teavad seda Saksi kaubamärki. Toodab seal siduri osasid, amortisaatoreid ja palju igasugust muud asja veel. Mõlema silindri see valu kvaliteet on väga hea. Ja lähemalt vaadates olen suht kindel, et ka see Saksi märki kandev silinder on maale toodang. Siia sisse vaadates silinderkulumist on näha, kuidas selle valgel sael on sellised imepisikesed triibukesed umbes sellise nurga all. Ja need triibukesed on seal silindri ülaosas ka. Need on hoonimisjäljed. Ja need hoonimisjäljed ei ole nii sügavad nagu need treimise triibukesed siin. Mis näitab, et see silinder on praktiliselt kulumata. Siin selle doonorsae silindril on näha, kuidas kõik läigib. Kõik on nagu üle poleeritud. Mingeid hoonimisjälgi näha ei ole. Kõik on peegel. Kuna selle doonorsae filter laseb praktiliselt kõik läbi, mis sinna filtri lähedusse satub, siis ma imestan, kuidas on see kolb nii vähe kulunud. Arvestades, et siin on täielik peegel, siis ma olen suht kindel, et see ei ole selle doonorsae originaalkolb. Ta on välja vahetatud. See pind on see Mahle Nikassil materjal, mis on ülikulumiskindel. Ja see on alumiinium. On täiesti võimalik seda peegelpinda tavalise liivapaberiga ja ka käsitsi hoonida. Ja see kolb on täiesti kasutatav. Siis on need täiesti kasutatavad varuosad. Ma arvan, vaja mul neid ei lähe, aga üks variant on seda silindrit ringi teha. Seda mõõdukalt forsseerida. Kas sellel on mõtet aega kulutada? Ma arvan, et ei ole. Praegu on kolb oma kõige alumises asendis ja kahetaktilisel mootoril. Nüüd kui kolb hakkab ülesse poole liikuma, siin on karburaator, sellest avast siseneb bensiini ja õhusegu. Nüüd kolb liigub ülesse poole, ühel hetkel siis see karburaatori ava tehakse lahti. Kuna kolb liigub ülesse poole, siis ruumala siin ja siin suureneb, tekib alarõhk ja kolvi ülespoole liikumisel bensiini ja õhusegu imetakse siit sisse, siia kolvi alla ja siia karteri ruumi. Nii, kolb liigub veel ülesse, kuni ta on nüüd maksimaalselt üleval. Bensiin ja õhk voolavad sisse suurel kiirusel, kolb hakkab alla liikuma, ruumala siin hakkab vähenema. Kuna bensiini õhusegul on ikkagi kiirus, siis ta inertsiga veel läheb siit sisse, vaatamata sellele, et kolb liigub juba allapoole. Ühel hetkel kolvi alla liikumisel pannakse see karburaatori ava kinni ja nüüd kolvi edasisel alla liikumisel hakatakse siin olevat bensiini õhusegu survestama. Survestatakse küttesegu nii kaua, kuni kolvi ülemine äär jõuab sellesse punkti siin üleval. Ja nüüd kui kolb tuleb veel allapoole, siis avatakse siit see kanal. Ja bensiini ja õhusegu hakkab siit voolama ülesse. Ja siit sisenema siia kolvi peale. Seega kolvi alla liikumisel
bensiin-õhusegu surutakse läbi nende kanalite ülesse. Kolb oma liikumisega tahab seda küttesegu justkui nagu siia alla tagasi tuua, mistõttu selliste avatud kanalitega silinderdisain võimsusele kasuks ei tule. Siin ongi niimoodi, et kolb liigub allapoole, küttesegu liigub ülesse poole. Näiteks selle koha peal, kus on selline aste, siin tekib metsik turbulents, mis takistab ka seda küttesegu liikumist ülesse poole. Paljudel saagidel on see kanal siit nagu sellise seinaga kinni pandud, mis tähendab, see allapoole liikuv kolb ei hakka suruma küttesegu allapoole, vaid siin moodustub selline toru, mille kaudu see küttesegu saab siis lihtsamini ülesse poole reisida. Kui ma seda mootorit forsseerida tahaks, siis ma selle osa siit lõikaks välja, selle osa. Ja siit võtaks ka ära osa materjali. Sellisel juhul see küttesegu voolab paremini ülesse poole ja mootor arendab suuremat võimsust. Selle kolvi puhul on natuke siit juba mingi faas peale tehtud. Aga siin võiks ka selle osa siit niimoodi, mingisugune 3 millimeetrit ära lõigata. Aga tegema seda ei hakka, et saada nüüd siit 20% rohkem võimsust välja, ei ole minu eesmärk. Selle kanali koht on siin. Ja selle kanali kontuurid sellega kokku ei lähe. Selle kanali alaosa siin on laiem. On tehtud kanali alaosa siia karterisse ja siis on just nagu julgus otsa saanud ja tehtud need kanalid siin silindris väiksemad. Kusjuures mõlema sae puhul on see niimoodi. Kui tahta nüüd mootorit forsseerida, siis võiks siit ära lõigata ja panna need kanalid klappima. Aga kui vaadata siit seda seinapaksust, siis seinapaksus on siin hinnanguliselt 3–4 millimeetrit. Nii et seda laiendamist siin tegelikult teha ei saa, mis on päris kummaline. Nüüd on küsimus, kui paksu ma selle tihendi pean tegema. Vana tihend on 0,4 millimeetrit. 0,5 millimeetrisest tihendi materjalist ma seda tihendit tegema ei kiirusta. On variant teha veel 0,25 millimeetrine või siis panna hermeetikuga ja ilma tihendita. Kvaliteetse mootori puhul ei tohi siin mingisugust astet olla selle tihendi koha peal. Ja seda saab hinnata. Siin ei tunne küll, et mingisugune aste oleks. Seega võib panna hermeetikuga ka. Kui jätta ära tihend alt, siis on oht, et kolb ülemises piirasendis läheb nii-öelda oma peaga vastu lage. Selle kolbi ülaosa ja silindri vahele peab jääma umbes 0,6–0,7 millimeetrit. Mõndadel saagidel see niimoodi ka on. Mõndadel on see vahe suurem, kuni 1,3 millimeetrit. Nii, ja see vahe tuleks nüüd ära mõõta. Ja ma mõõdan selle vahe ära esmalt üldse ilma tihendita. 0,8 millimeetrine jootetina.
Nüüd on joot ja tina lõigud on siin kolvi peal. Ma keeran silindri kinni ja siis ma pööran mootorit ringi. Need tinaribad surutakse kokku. Pärast seda ma võtan silindri pealt ära ja vaatan, kui paksud on need tinaribad. Nii ei taha ülesse minna. Niimoodi ma pööran, ei taha ülesse minna. Nii, nüüd läks. Nüüd ta läheb plõksuga niimoodi ülemisest surnust seisust üle. Toimub nende tinaribade kokku surumine. Nii, aitab küll. Nüüd tuleb muidugi arvestada, et mingisugune väike, võib-olla mingisugune 5–10 sajandikku pingist oli siin üleval. Poldid on alt lahti, ma tõmban silindri üles, et vaatame nüüd, kas need tinaribad jäid ka omale kohale. Nii. Nii, ja mis pilt meil avaneb? Ta on kokku surunud päris korralikult. Ma mõõdan selle paksuse siit kõige laiema koha pealt ära, kus on siis läinud kõige peenemaks. 0,4 millimeetrit ja vahe võiks olla 0,6 kuni 0,7 millimeetrit. Alla 0,6 millimeetri puhul jääb see vahe liiga väikseks ja kui sinna tekib veel tahma ka, siis võib hakata vastu käima. Nii, ja siit teiselt poolt mõõdetuna on tulemus 0,45. Kusjuures siin on see laiem kui siin. Järelikult siin peab olema paksem. Siin on näha, et see koht siin on kõige kõrgem selle silindri lae suhtes. See nihik ei ole nii hästi loetav. 0,4. Ja see on ka 0,4. Muidugi tuleb arvestada sellega ka, et sel hetkel, kui tina oli kokku surutud, oli see kõik pingistu peal. Et seda pingistu elimineerida, siis ma siit 0,4 millimeetrist lahutaksin maha veel 0,1 millimeetrit. Ja ma saan 0,3 millimeetrit. Mis tähendab, et ainult hermeetikuga seda silindrit siia paigaldada ei tohi. Variant on panna kas siis 0,5 millimeetrit ehk 0,5 pluss 0,3 on 0,8. 0,25 põhjatihend annab siin üleval selleks vaheks 0,55 millimeetrit.
mis on selline piiripealne juhtum. Seega tuleb panna ikkagi 0,5 millimeetrine tihend. Kui ma tahaks seda mootorit forsseerida, ma paneks 0,25. Ma teen lihtsalt huvi pärast, kogemuste hankimiseks teise katse ka. Tihendi paberist mul kahju ei ole. Ja ma panen vähem õli. Võib-olla vähem õliga tuleb tulemus parem. Nii, nüüd märksa vähem õliga. See on muidugi selgelt parem. Seega selline väga hea tulemus tuli niimoodi, et õli on minimaalselt ja sileklaaspind on. Valmis tihendi tegelik paksus on 0,4 millimeetrit. Seega see tihend sobib siia väga hästi. Ja siin on uus komplekt. See on originaal Valbro oma. Siin on juba üks sobiv asi olemas. Ei, see ei ole. Nii, kas see on õige asi? Nüüd on vaja leida selline. Ja see on olemas. Siis on selline tihend. Nii on sama. Ei ole sama. Selline asi. See sobib üks ühele. Nii nüüd membraan. Nii on õige asi. Ja see membraan. On täpselt sama. On küll. Näppude all on tunda membraani erinevus. On väga suur. Ja selle membraani puhul erinevus suur ei ole. Karburaator on valmis paigeldamiseks. Kusjuures sellel stopperseibil on roosted peal. Oi jah, mis tähendab seda, et siit tuleb ka nüüd välja võtta see stopperrõngas ja asendada doonori stopperrõngastega. Kusjuures siinpool roostet ei ole. Selle võib tagasi panna. Nii, ja nüüd veel üle kontrollida, kas stopperrõngas on ilusti oma soones. Ma pööran teda natukene niimoodi. See on. Ja teine pool. Ja teine pool on ka okei. Minu täna enda tehtud tihend läheb siia nüüd. Nii, aga siia ka veel tilgakane õli kolvile ja kolvirõnga sisse ka. Nii, silinderisse ka pisut. Nii, nüüd tuleb ettevaatlikult silinder peale panna. Niimoodi, et see keps ei liiguks siia poole, et muidu pudenevad need laagrirullikud siit välja. Ja siis tuleb uuesti mootor pooleks võtta.
enamike teiste mootorsaagide puhul on niimoodi, et kui siin silindrit peal ei ole, saab kohe kepsust kinni võtta ja vaadata, kuidas see väntvõll pöörleb. Siin seda teha ei saa, sellepärast et need kepsulaagerrullikud võivad alla ära pudeneda. Tundub, et käib väga kergelt. Siin on nüüd doonorsae väntvõll. Doonorsael oli see magneeto, valgel sael oli see magneeto. Mõlematel oli probleem nende vedurudega, et need vedurud ei tõmbanud hästi tagasi. Nende veduride vahel oli õlist tolmust saepurust moodustunud selline kitt, mis hoidis neid tagasi. Nüüd on puhtaks tehtud ja mõlemate puhul vedurud toimivad väga hästi. Küsimus, kas see koonus on nüüd samasugune siin? Silma järgi vaadates on küll samasugune, aga siin on näiteks aastaarv peal ja kuu siin ei ole. Siin on artikli number 12.407.01. Siin sama koha peal on 12.471.02. Tootja firma on sama, mis ta on. Helon. Mis siin veel peal on? Made in USA. Ma panen ikkagi selle. Nii, vaatame, kuidas see sobib, mis tal siin peal oli. Kui kaugele ta siit jääb. Nii, mis ta siis siit sellest silindrist jääb? Umbes 3 millimeetrit. Nii ja siin samamoodi. Nii ma teen need paigalduspinnad atsetooniga puhtaks, sest mitte see väike tift ja see soon ei hoia teda, vaid ta peab siia selle koonuse peale kinni kiiluma. Siin ilmnes väike probleem. Siin peal see tume hall on mingisugune kate, mingi pinnakate, mis on siit, ma vaatan nagu ära pudenud, mingi lahtine jääk on siin. Süütepooli südamiku ja selle pinnavaheline vahemaa tuleb paika sättida 0,3 või 0,25 millimeetri peale. Aga nüüd mille järgi ma siis sätin, kas selle pinna järgi või selle järgi. Nii ma käisin selle pinna peenemakoelise viiliga üle ja võib paigaldada. Nii, kuna see tift on üsna peenikene ja see soon siin on laiem, siis on võimalik natukene süüdet kas varasemaks või hilisemaks panna. Nii, aga kui ma nüüd panen selle kolmi blokeerija siia, et siit see mutter kinni keerata, siis kuidas ta siis iseenesest tahab jääda. Nii, kui ma niimoodi keeran ja siis veetakse seda kaasa siia ja mootor käib niipidi. Niimoodi käib mootor. Varase süüte korral võiks ta olla sellises asendis ja hilisema süüte puhul niimoodi. Ma proovin panna midagi vahepealset. No jah, siin paigaldamise käigus võib ta ära nihkuda siin. Ja kui ta ära nihkub, siis ta nihkub meil hilisema poole. Ja hilisem süüd on alati ohutum variant. Nüüd kinni ära siit ja on korras.
Ma teen seda sellepärast, et vast kuulata, et kas see väntvõll siin mingit võõrast heli ei tee. Väga ilusti käib. Mingit võõrast heli ma küll ei täheldanud. Täitsa huvitav, kuidas selline sidur toimib. Kuidas ta reageerib, kuidas ta ennast liidab. Ma vaatasin, kumba siduritrumlit kasutada, kumb panna, kas doonori oma või siis valge oma. Ja ma arvasin, et siin on see kollakas on mingisugune mustus, aga ei ole. Doonoril on samamoodi siit kollakas. Ja see veoratas on selle siduritrumli külge joodetud. See on messingjoodis. Sihukene üllatav värk. Kui seda siit tähelepanelikult vaadata, siis on mõningad huvitavad asjad. Paljudel mootorsaagidel on siin ikkagi mingisugune kas plastik või plekkkate. Sellel seda ei ole. Kogu see saepuru sodi saab siit sisse minna igale poole. Aga seda on ikkagi suruhugi lihtne puhastada. Ja kui siin on kate peal ja sodi all, siis suruhugi seda välja ei saa. Ja see sodi siin katete all kipub minema hallitama ja mädanema ja haisema. Nii et mulle meeldib see asi ikkagi rohkem. Siin on selline tift. Ja see tift on tehtud nagu plekist. Nagu plekk-spiraal on siia tehtud. Et see oleks nagu kodugaraažis kellegi tehtud. Aga ta on nii ilusti tehtud. Ja ta on siin ilusti täpselt sees. Et ma ei välista, et see on ka tehase tehtud. Aga sihukest asja plekist teha. Ja see on nüüd keti pingutustift. Siit pöörates see tift liigub edasi või tagasi. Ja see läheb siia auku, pingutusauku. Ja siin on näha, et selle pind on nagu kulunud. See tuleneb sellest, et pannakse see latt siia peale. Kui kett käib kiiresti ringi, siis see kett iseenesest hakkab lükkama seda latti siia taha poole ja päris tugeva jõuga. See hõõrdejõud, mida see üks bolt siin avaldub, sellest ei piisa. Ja kui see bolt ja mutter siin enam hästi ei hoia, siis latt hakkab toetuma sellele pingutustiftile. Ja kuna siin on vibratsioon ka, siis ta hakkabki seda tifti ära sööma. Ja paljud odavamad saed on tehtud sellise ühe pingutuspoldi, pingutusmutriga. Aga on ka odavaid saage, kus siin on ikkagi 2 sellist polti. Selle tifti asemel on lihtsalt teine polt. Mina eelistaks iga kell 2 poldiga varianti. Miks sihukest asja üldse on tehtud? Ja mulle saladuseks. Siin mingisuguseid kulusid eriti kokku ei hoia. Saag on praegu sellises seisus, et ideaalne on praegu ära mõõta selle mootori ajastus. Ja seda ma praegu teengi. Ma leian, missugusele numbrile siin vastab selline seis, kui kolm on täiesti üleval. Nii, ja ma olen siin need asjad
ma olen need asjad leidnud. Ja kuna ma panin selle nurgamõõtja siia suvaliselt hoorata külge kinni, siis muidugi päris nulli juures see ülemine surnud seis ei ole, vaid on siis, kui siin on ees 26,3 kraadi. Nii, 26,3. Kui kolb on täiesti üleval, on küttesegu põlemine just alanud. Nüüd, kui kolb langeb, nii, kolb langeb ja see nurgamõõtja mõõt siin suureneb, kuni ta läheb 90-ni. Nii läheb 90-ni ja üle 90 minnes hakkab ta lugema üheksakümnest allapoole. Nii, ma nüüd valgustan küünlavast ülevalt sisse ja pööran mootorit edasi. Ühel hetkel siis siit see väljalaskekanal avaneb. Ja avaneb siis, kui siit hakkab valgust paistma. Nii. Päris hästi on mul näha. Ma kustutasin kõik tuled ära, et äkki on veel paremini näha. Nii, ma proovin nüüd tabada seda asendit, kui väljalaske kanal avaneb. $54,4. Ma eetriväliselt kontrollisin mitu korda üle ja sain ikkagi selleks täpseks tulemuseks 54,2. Ja see 54,2 andis tulemuseks 99,5. Ma ümardasin ta 100 peale. Seega läheb 100 kraadi. 100 kraadi on umbes nii palju. Kuni heitgaasid lastakse välja summutisse. Nii, kui siia silindri sisse vaadata, siis kolvi liikumisel allapoole edasi avaneb see kanal, mille kaudu siseneb siia kolvi peale bensiini õhusegu, küttesegu. Ja nüüd ma mõõdan ära, mitu kraadi kulub selleks, et see kanal avaneks. Nii, siit küünlavast vaadates on nüüd seda sisselaskekanali avanemist küllaltki hästi näha. Kolb on praegu sellises seisus, et see sisselaske ava, mis laseb küttesegu kolvi peale, hakkab just avanema. Ja ta näitab 27,65. Nii, ja arvutused andsid, et kulub 126 kraadi. 126 kraadi on siis kestvus Ventvalli pöörlemise kraadides kolvi ülemisest surnud seisust kuni selle hetkeni, mil alt karteri ruumist hakatakse küttesegu andma üles kolvi peale. Nii, ja kolmas asi, mille ma ära mõõdan, on see, mis hetkel avaneb see ava, mis laseb karburaatorist küttesegu siia Ventvalli ruumi. Nii, kolb liigub alla ja siin me näeme ära selle hetke, mil see karburaatori ava pannakse kinni.
seda on väga hästi näha. Nii. Ja siin on 86,3 kraadi. 86,3. Kolb oli kõige ülemises seisus siis, kui oli siin 26,3. Nii, ja nüüd ta liigub siia 90 kraadi peale. Ja nüüd on peaaegu 90. Ja siit on veel lahti. Nii, keerame siia. Läheb 90 peale. Veel edasi keerates hakkab see nurgalugeja lugema 90 kraadist allapoole. Ja paneme siia see 86,3 peale. 86. No paneme 86,3. 86. No täpsemini enam ei saa. 86,6 ja vaatame siit. Jah, see 86,3 on õige. Ehk siis me saame 90 miinus 26,3 liita 90 lahutada 86,3. Nii, ja see tuleb. Nii, nüüd on siin need vana aja saladused siin paljastatud. Nüüd me teame mootori hingeelust nii mõndagi. Ma olen siia kirja pannud ühe sellise Eco mudeli 50 kuupsentimeetrine saagun, mille ma mõni aeg tagasi forseerisin. Ja siin on need samad numbrid. Ma panen siia võrdluseks nüüd need numbrid, mis ma sain selle mootori kohta. 100 oli väljalase, siis oli sisselaske kanalite avanemisnurk oli 126 ja 67 karburaatori ava. Nii, kui võrrelda nüüd neid numbreid siin. Selle Eco sae puhul enne forseerimist olid sellised numbrid ja pärast seda, kui ma siis neid kanaleid muutsin, sain sellised numbrid. Siin nagu näha, need numbrid siin erinevad oluliselt nendest numbritest. Nende numbrite põhjal ma ütleks, et see on küllaltki kõrgete pöörete mootor. See mootor tahab saada suuri pöördeid. Madalatel pööretel on selle mootori pöördemoment tagasihoidlik. Nii suhteliselt vana aja mootor on aetud selliste numbrite peale. Ja kuna see mudel algselt loodigi selleks ühe käe saeks ehk selleks arboristi saeks, siis on see ka loogiline, sest sellised saed reeglina tehaksegi kõrgete pöörete peale. Ilmnes selline väike probleem. Praegu on ketipidur maha võetud ja vabalt see siduritrumm meil ei käi. Ta hõõrub siit ülevalt vasta. Sellel valgel mootoriplokil on sellised valged, väiksed väljaulatuvad osad. Nende vastu peab see pidurilint minema, kui pidur on maas. Siin on vastas, siin on vastas, siin vastas. Siin ka. Siin vist enam hästi ei ole ja siin nagu selgelt ei ole. Jääb mulje, nagu pidurilint oleks natuke liiga lühike. Või siis see mehhanism ei lükka seda pidurilinti piisavalt palju siit tagasi.
ma võtan selle pidurilindi maha ja panen doonori oma. Ja siis vaatame, kas asi läheb paremaks. Ma märkisin markeriga sellise punase osa, kus ta siin vasta käib. Kui ta vasta käib, ta läheb kuumaks. Ta röövib mootorilt võimsust ja võib põhjustada mingisugust lisahõõrdumise häält ka. Siin mingisuguseid liigse kulumise jälgi ma ei tähelda. Ja kuumast siniseks ta pole ka läinud. Ja ma ei usu, et ma olen ta kuidagi valesti kokku pannud. Kummaline. Ma arvan, et ma leidsin põhjuse. Seda on küllaltki raske kaamera peale saada, aga ma proovin. See on selle valge saepiduriliit ja see on doonorilt. Siin on näha selline mõlk või nagu sisse kulunud süvend. Siin seda ei ole doonoril. Doonoril on nagu natukene isegi vastupidi, et siin see serv, see 90 kraadi terav serv on siit nagu natukene ülesse poole isegi. See süvend on siia kulunud või muljutud selle otsa poolt. Ja see ots läheb siia kontakti ja lükkab ketipiduri maha. Ehk tõmbab selle vedru pingesse. Kummaline on see, et seda saagi on küllaltki vähe kasutatud. Doonorit kindlasti 2-3 korda rohkem. Nii ja kui selles on põhjus, tähendab see seda, et seda kohta tuleks määrida. See näiks olevat tavaline stantsitud detail suhteliselt pehmest terasest ja ma arvan, et ei olegi ime, et ta siin niimoodi kulub. Enne paigaldamist probleem kohale, määred peale. Nii ma panin pidurilindi peale, seda vedru veel ei paigaldanud. Ja kui nüüd vaadata seda probleemset kohta siin, selles kohas, siis see kulumine tekib tegelikult siis, kui lükata ketipidur peale. Aga probleem oli selles, et pidurilint ei läinud tagasi. Ja see sisse kulumine ei saanud olla põhjuseks, miks see pidurilint piisavalt tagasi ei läinud. Aga ma panen kokku ära ja vaatame, mis tulemus on. Ja tõe hetk, kas hakkab vastu hõõruma või mitte. Nii, aga milles siis põhjus oli? See sisse kulumine siin. Põhjus ei olnud. Nüüd maha lükatud piduriga siin selle pinnapealse sisse kulumine mitte midagi ei mõjuta. Milles see põhjus siin on? Mina ei oska mitte midagi muud paremat välja mõelda, kui selle pidurilindi pikkus on natukene lühikene. Või siin mehhanismi juures siin mingid mõõtmed siis on kuidagi natukene raske öelda. Põhjus jääb saladuseks, aga hea, et korda sai. Ja ma ütleks, et igal pool on
ilus millimeetrine vahe sees. Et mingit napikat siin ei ole. Suurepärane. Selle kohta öeldakse, et vahel peab õnnega olema. Mäletatavasti sellel sael on siit see piip otsast ära lõigatud ja kuskilt selle koha pealt. Nii et kui sellele valge saesüütepoolile panna siia piip otsa, siis see juhe jääb ikkagi lühikeseks. Nii et doonorilt on asendussüütepool. Siin tootja firmad on erinevad. Nagu näha, doonorsael on see magneeto siia vastu käinud ka. Aga ta oli töökorras. Tuleb panna see doonori piibuga süütepool. See juhe siit on ilmselt ongi katki. See on see juhe, mis läheb seiskamise lülitele. Kui see juhe ühendada mootori massiga, siis sadet enam ei anta. Nii, see tuleb maha lõigata. Kuna see isolatsioon siin oli nagu katki, siis siia niiskus juurde pääsenud ja selle vase selliseks tuhmiks muutnud. Ma võtan siit süütepoolilt selle juhtme. Siin on nüüd näha, missugune see vask olema peab. Ma võtan siit veel lühemaks. Ikkagi on ta tuhma. Nii siin süütepooli juures käib ikkagi tõeline remont, et sellist remonti tänapäeval enam ei tehta. Tänapäeval on niimoodi, et kui osa enam ei töötas, vahetatakse osa välja. Aga siin tuleb meisterdada. Nii, mul on selline termokahanev isolatsioon. Ma mõõdan sobiva pikkuse välja. Nii, ja ma pean ühendama need 2 tükki oma vahel.
mootori seiskamise juhe tuleb siit, siin on üks selline lame klemm. See klemm ühendatakse siin selle lame klemmiga. Siit ta läheb sellesse mootori seiskamise lülitisse. Kui ma siit vajutan, siis ta mingi ekstsentrikmehhanismiga lükkab selle alumise kollase klemmi sinna alla, kuhugi siia vasta, ja siis see juhe läheb mootori ploki massile. Nüüd oleks vaja kontrollida seda ühendust siin sees all, aga siia ligi ei pääse. Suurepärane. Nii, ja nüüd ma panen külge siin minu lemmikasja, mille ilu ma olen siin imetlenud ja kvaliteeti ja konstruktsiooni kiitnud. Juba ilma klambrita siin see ühendus on nii tihe, et ma tahaks seda natukene pöörata, aga ma ei saa seda. Suurepärane materjal, vastu pidanud nii hästi. Ja ta on ikkagi elastne. Ja kuna see on kumm, siis siia vibratsioon edasi ei kandu. Mõndadel saagidel on pandud siia niisugune plastmassplokk ja siis selle plastmassploki külge kohe karburaator. Karburaator ja need ühendused on kõik siin silindri vibratsiooni käes ja ebatihedused on lihtsalt tulema.